Käib jah? Tere! Tegime siis väikese Instagrami küsitluse, et mis võiksid olla põnevad küsimused, mida lahata YouTube'i kanalil. Ja hea meel on, et küsiti ja päris huvitavaid asjalikke küsimusi, nii et hakkame neid parimaid palasid siis ükshaaval lahkama. Esimene küsimus. Kas soovitaksid maakleriks hakata? No sõltub, ikka soovitan. Ütleme nii, et kuskilt mulle just hiljuti kuulsin sellist numbrit, et Eestis tegutseb umbes 1600 maaklerit. Ühelt poolt küllale liiga ei tee, aga teiselt poolt meil on turul juba nii palju maaklereid, et konkurents on tihe. Nüüd büroojuhtina ka, kuna meil 2 aastat oleme kontorit teinud, siis me oleme näinud, et osadest enda kandidaatidest ka, et inimesed tulevad natukene kohati nagu valede eeldustega, arvavad, et see sektor on lihtsam, kui ta tegelikkuses on. Sa pead ikka roppa moodi tööd tegema, eriti alguses, kus sa pead ennast tõestama, kus sa oled sisuliselt mitte keegi täna siin sektoris. Nii et jah, ma soovitan, sest et kui sa jõuad sinna punkti juba, kus see töö muutub väga lõbusaks, siis ta on ka sissetulekute poolest väga hea töö, aga sa pead jällegi väga hea selles olema. Ja kui sinul on täna seda soovi või isu selle jaoks, siis sügisest on meil uus büroo, kus meil on jälle kohti rohkem ja eliittiimi oleme me valmis häid inimesi juurde võtma. Samal teemal jätkates, kui raske on praegu saada tööle ilma kogemuseta maakleriks büroosse Tallinnas? No, olles ise umbes 8 aastat juba maakler olnud, siis ma olen selline tunne, et osad kinnisvarabürood on küll sellised, et... Tere! Tere! Ma mõtlesin, et võiks maakleriks hakata. Sul telefon on või? Jah. Oh! Tere tulemast! Pane jope siia ja tule ma näitan sulle, kus su laud on. Ei tea, väga seinast seina on see sõltuvalt büroost ikkagi, siis ma ütlen, et osades büroodes on ikkagi väga raske jutule saada, aga ma arvan, väga paljud bürood võtavad sind suht kergekäeliselt siis vastu. Meie oleme just see büroo, kes siis väga palju teeb eeltööd ja koduseid ülesandeid ja asju, et me nagu ikka ühte ei võta. Küsimus, et kõige hullem kogemus rentniku otsimisega, ehk siis üürniku otsimisega. Ma niimoodi hakkan mõtlema, neid igasuguseid story'si on nagu väga palju, ikka aastatega kogunenud. Üks üürnik küll oli natuke aega tagasi, selline nagu tüütu kogemus, et tuli üks naisterahvas, kellel ma korteri üürile andsime, selline paar aastat tagasi ja meil on selline ankeet, mida peab ära täitma. Ankeedis siis me küsime kogu andmeid, isikuandmeid, mida ta allkirjastab, et me saaksime töötleda ja et teha siis talle vastavad taustakontrollid. Ja siis ta pani sinna ka kaasüürniku ja ta valetas andmeid, ta pani sinna teise inimese. Läks umbes aasta mööda ja siis kõrvale korteri omanik helistas omanikule õhtul hilja, et seal on mingi vägivallajuhtum, võib-olla seal pandi juttu juurde ka või mitte, mingi vägivallajuhtum, mingi lärm, mingi peretüli, mingid siin verid repikojas, mida ma ei tea, kas oli või ei olnud, siis mingi politsei sekkus seal ja tuli välja, et seal elas hoopis inimene koos temaga, kes ei olnud ankeedis mainitud, kes ei pidanud seal üldse olema või ei tohtinud seal olla. Ja siis hakkas üks paras karauul pihta, et siis neid korterist välja saada. Nii üürilandjal oli see peaolu, sest üürilandja kogu aeg küsis ka minu käest nõu ja mina tegelesin selle teemaga ja kui sa tead, et sul on sellist vägivaldne inimene seal taustal ka, et siis päris nii ei ole, et lähed lihtsalt ukse taha ja võtad kratist kinni, tõstad välja. See oli üks selline tüütu kogemus, aga igasuguseid kogemusi on selliseid, kes on alguses jätavad endast väga hea mulje, aga pärast tuleb välja, et on sellised keerulised inimesed, kellega asju ajada. Ja tihtipeale, mida ma ütlen, on see, et keeruliseks läheb see kogu see asja ajamine siis, kui on lepingu lõppemise aeg. Küll aga on üldiselt mul nagu karjääris selles mõttes väga hästi läinud, et meil on see põhjalik kontroll, et sõbraliku naeratuse peale mina korterid välja ei anna, et me teeme ikka päris põhjaliku taustakontrolli. Kõige hullem kogemus mõne kinnisvaraomanikuga. Vot ka neid aeg-ajalt tekib ikka. Mul oli hiljuti selline objekt, et selline tehing, et nagu kallim korter. Olen ka varasemalt selle inimese kinnisvara müünud väga edukalt. Olen ka konsulteerinud, ta ostiski sinna arendusse minu konsultatsiooni läbi, et igatepidi aitasin kontaktidega, hindamistega, sisekujundajatega, you name it, nagu kõige kontaktidega aitasin seda inimest siis ja panime müüki ja konsulteerisime ja varasemalt tellis veel hindamisakti ja hindamisakt oli madalam kui meie kokkulepitud müügihind. Suhtlesin erinevate hindajate, kutseliste hindajatega ja rääkisin ka professionaalsete top-maakleritega. Reaalselt nagu rääkisin top-maakleritega Tallinnas, kes on võib-olla sellise kinnisvaraga rohkem kokku puutunud ja ütlesin hinna, millega müüma hakata. Me hakkasime kõrgema hinnaga müüma, kui meie esialgne konsultatsiooni arvamus oli. Suht kiirelt tuli kohe huviline ja huviline tegi pakkumise.
siis hakkasime edasi tagasi seda pakkumist seal põrgatama ja see müügihind enam-vähem platseeruski sinna tegelikult, mis me arvasime. Ja siis hakkas üks keerutamine pihta, et ei taha tehingusse minna, hakkas venitama, teiselt poolt oli selline agressiivne, huviline. Lõpuks ostja loobus ostust ja siis müüja tahtis müüa, aga ostja enam ei tahtnud osta ja siis kelle otsa vaadatakse alati, et siis on maakler süüdi. Pigem loo moraal oli siin, et üks inimene läks liiga ahneks ja ahnus maksis talle kätte. Nii et see oli minu 8-aastase karjääri üks ebameeldivamaid kogemusi, aga vaatame, kuidas see kogemus realiseerub. Siis on selline küsimus, et kas peaks vanaviisi alustama sellega, et ostma endale esimese kinnisvara või esimeseks kinnisvaraks oma kodu või siis üürima. Kindlasti ma ostaks oma kodu. Ma kasutaks seda võimalust või võimekust nii pea kui võimalik ära. Et nii kui sul on laenuvõimekus olemas ja sissemaksu jaoks raha olemas, siis ma ostaks. Sest kinnisvara puhul kehtib alati reegel, et osta ja oota, kui et ootad ja ostad. Sest alati, ka mina näen täna seda, et alati on see sama, et oi, oleks pidanud 3 aastat tagasi ostma või 5 aastat tagasi ostma, et oleks parema hinnaga saanud. Fakt on see, et ajas kinnisvara hind tõuseb. Kindlasti mina olen see koolkond, kes arvab, et kui sul on vähegi võimekust osta, siis osta, mitte ära üüri. Mulle see Q&A ehk siis küsimus-vastus formaat tegelikult väga meeldib, sest et siis ma näen, mida ka inimesed tahavad teada, jälgijad, millest ma rääkida võiksin. Sest muidu on see, et sina arvad, et sul on üks teema, millest sa rääkida tahad, aga tegelikult inimesed äkki tahavad mõnda teist teemat kuulata. Nii et jätke kindlasti kommentaar, mis teemadel me veel võiksime rääkida, jäta ka kommentaar, kui on sul kinnisvaralased küsimusi, sest et me tuleme selle formaadi juurde kindlasti hiljem tagasi ja siis me saame need siis uued küsimused ka kindlasti tulevikus ette võtta, nii et püsi lainel ja kindlasti hakka meie jälgijaks.